arbuusidel kasvavad. Siis me tõime fentanüüli. Sest ma arvan, et see teine satsega see põõsas on natuke juba väsinud. Paneme talle natuke fentanüüli. Fuu, bled. Lilledele ka natuke. Mis ma siin tegema hakkan nüüd, on see, et no see põld läheb järgmine aasta niiskus alla. Aga siin on see, et siia tuleb see teehöövel ja ma kobestan talle selle mulla siin lahti, et tema saaks teha nii-öelda selle põhja siledaks, sest praegult on see niimoodi uusata, et tegelikult oleks, mida tahetakse, on see, et see põrand oleks sirge, sile, siis saab nii-öelda rohkem vett siin hoida ja lihtsam on nii-öelda nagu vett hoida, ütleme niimoodi. Ma siin teen selle valli, ma arvan, et ma teen siin katki ja siis lähen põkaga tuppa. Aata, ma pean seal tagant ka tegema katki. Kas ma sealt saan mööda? Saan mööda. Kuradi ebamugav on olla. Nagu sa näed, ma olen praegu, sina võib-olla sellest aru ei saa, aga ma olen viltu praegu. Et eesmärk ongi saada seda, et kui sa siit tagant seda kappia vaatad, siis keskelt ei võta põhimõtteliselt üldse. Et ma teengi sealt äärest, võtan nii-öelda maha. Teen teiselt äärest ka niimoodi, et see põhi oleks enam-vähem sile ja siis sellele teehöövlile saab ka nii-öelda nagu need jooned teha, sest teehöövlil ei ole seda GPS-i. Aga siis, kui tal on siin need mõned nii-öelda vaojooned olemas, siis teab see teehöövel ka, et kuidas need jooned siin on. Nüüd kuraavist välja ja tagasi sisse. No siin ma saan sellega, ma reguleerin seda, kui kõrgel mu see hitch ehk siis eesti keeles ma ei tea, mis see nimi on. Ja siin on 27 peal, ei jaksa, paneme siis 29, 30. Ma arvan, et edasi-tagasi teen ühe korra veel ja siis on see kuraab valmis. Sest on jah, ma lihtsalt teen nagu kobedaks selle ja selle nii-öelda ääre võtan, teen põhja, teen siledaks justkui. Ja siis see teehöövel tuleb niikuinii siia peale veel ja kuraab valmis. No nüüd on põhimõtteliselt sile, aga põhieesmärk oli ikkagi muidugi see, et ma teen sellele teehöövlile teen kobedaks. Kobestan ära selle mulla. Op, 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 op. Sirge küll. Koomid kõrva. Mul on siin nüüd siuke asi, et mul on põld, mis mul on seal, on siuke asi, et ühe korra rääkisin ka sulle, et üritame teha niimoodi, et nagu kui sa neid vahetusi teed, et sa teeks kogu aeg sama palju vahetusi. Et siis sa ei peaks
siis sa paned ühe korra selle leveli nii-öelda paika endal ja siis sa rohkem seda näppima ei pea seda levelit. Aga siin on siuke asi, et ma võtan praegult 10 välja, siis ma panen 1, 2, 3, 4, 5, 6 panen sisse ja siis võtan pärast veel 1, 2, 3, 4 välja, ehk siis ma võtan 14 välja ja 6 panen sisse. Ehk siis see tähendab seda, et kui ma jätan nii-öelda need kõik samad settingud, siis varsti midagi lendab õhku. Mis ma praegu tegin, oli see, et ma ühe pumba panin kinni, siis mul mõlemad pumbad olid 1300 revvi peal, ühe panin kinni ja siis ühe pumba panin 1600 peal, sest üks pump täisvõimsusel on umbes täpselt 18, aga mul on sees 16 läheb sisse, ehk siis noh enam-vähem. Tegelikult Relli olid sitane on see, et see ongi mina näen, et see supervisori töö, aga me kõik teeme siin seda. Aga noh, see ongi see, et kes kui palju timmima peab, siis mina arvan, et see, et ma tegin selle lükke ära ja siis ma panen ühte kraani veel keeran ja ongi kõik. Ma arvan, et ma saan täitsa hea leveli kohe nagu, et me kõik siin, kes me niisutame, teeme seda ja ta näpime neid pumpas ja kõike need väravaid, sest Karoliina ja Rait rääksid see, kus eelmises farmis, kus nad olid, seal nemad ainult lüpsid ja vaatasid seda, kas vesi on läbi või mitte. No see oleks ka nagu liiga vähe mida teha. Aga siin on nagu tore, ongi see, et lihtsalt palju põlde on ja siuksed mingid muutused tulevad, suured muutused, meil on siin suured muutused ka ja meil on nüüd suured muutused siin toimunud ja et siis on nagu see, et sa pead nii palju ringi sõitma. Ei ole raske teha, aga sa pead nii palju sõitma. Mul oligi praegu mitu võimalust, mida teha. Kuna see tiik mul siin, see on see, kus see vesi nii-öelda tagasi jõuab. Siis me hakkasime sealt jõest ka vett võtma. Kuna see oli hästi madal, muidu ma oleks teinud niimoodi, et ma oleks sinna tiiki pannud natuke vett siis. Aga kuna see on nii madal ja kui ma panen tiiki ka, siis see vesi saab varsti otsa. Sest see oligi see, et hommikul tehti see tiigikraan tehti lahti või see jõekraan. Kell on 3 ja pole ikka veel jõudnud sinna. Ehk siis tegelikult ma arvan, et kui sealt tiigis saadetakse ka sinna lõppu, see oli siis 30 kilomeetrit. Jah, vist oli 30 kilomeetrit. No paneme sealt veel otsa, ütleme 35 kilomeetrit rändab see nii-öelda sellest jõe võtukohast sinna kõige alumisse kohta. Ja ma arvan, et ta rändab, kuidas siin on, mingi 20 tundi vist. Võib-olla küll, jah, umbes 20 tundi. Tigu. Siin ongi see, et kui mina neid mingid suuri muudatusi teen, siis ma ilgelt oleks tahtnud tegelikult teha niimoodi, et ma paneks sinna tiiki vett. Aga kuna siis mul saab seal vesi kõik otsa, ma teen alati üritan teha niimoodi, et ma peaks võimalikult vähe tõmbama. Ma olen see nagu see laisa inimese mentaliteet, et no midagi peab tegema, aga ma teen niimoodi, et mul oleks pärast lihtsam. Mis mul kord valmis on? Ja see ongi 30, 21. Lõpp. Ma läbi küll. Lõpp ka või? Mis number on? Min näe, kurat. 31. Pott. Mul praegu on väga kiire. 2 tundi on vahetuse lõpuni ja nagu sa siit kaamerast väga hästi näe, aga ma näen, et vihma tuleb, ma vaatasin sealt mäpi pealt ka, et täpselt kell 7 hakkab sadama, siis ma teen praegult niimoodi, et kõik oleks titi-miti, sest noh, see, kus ma praegult olen siin, see on kõige kaugem osa nii-öelda nagu sellest farmist justkui. Et siia sõita vihmaga pagiga hakkad sõitma, siis sa ei taha siia sõita, siis ma teen niimoodi, et järgmisel vahetusel oleks võimalikult mõnus. Mina olen terve päeva siin ringi liikunud, ma tean, mida vesi on teinud ja siis mina saan väga lihtsasti
timmida neid väravaid, et kõik oleks võimalikult timmis järgmised, ütleme, 3 tundi ikka. Блять. Võib-olla joppab raisk. Joppab, jah. Müstiline asi. Et kui siin nagu vihma sajab, siis kogu aeg tuleb selle koha peal tuleb auk. Ma ei tea, mis siin on. Miks siin auk tekib, aga kogu aeg tekib selle koha peal auk siin. Ehk siis me saame tavaliselt seda seent. See valge on seen. Kollane on uibiled. Kollane on ohtlik. Nagu langeks. Aga see on mingi 4 kilomeetrit või 3 kilomeetrit pikk kraavseen. Ja see sügavus on mingi 6 äkki või. Siin kui mingit, kui sa timmid pombaga või ükskõik kus timmid, et seda nagu näha, mida see vesi teeb, siin läheb reaalselt mingi 3 tundi läheb aega, enne kui sa näed, mida ta teeb. Ehk siis, aega küll. Vaata, siin on näha, et see ongi see, need 2 tükki, need on traktori jäljed. Ehk siis, kus mu näpp on nüüd, siin, vop. Oi, oota nüüd. Kurje. See on olnud traktori jälg. Ja see on olnud traktori jälg. Ehk siis, see on nii-öelda nagu kinni tambitud traktorite poolt. Ehk siis see on tummisem ja siis sealt tuleb vesi kiiremini läbi. Sest muidu vaata siin kõrval, nagu näete, no siin on, see on enam-vähem lähedal, aga siin tegelikult on umbes niimoodi, et traktori jälg tuleb mingi 3 tundi enne välja. Sellest on hea arvestada ka justkui, aga 3 tundi enne tuleb, sest seal traktori jäljest ei lähe nii-öelda nagu maa sisse nii väga. Jälle traktoores. Näete, siin on ka. Jälle traktoores. Kõik traktori jäljed tuleb nagu kiiremini läbi. Mis on loogiline ka. 40 minta on aega. Mul peab midagi teha siin. See, mis ma ennem ütlesin, vaata, et meist läheb tavaliselt mööda see vihmapoiss. Lambis tekkis mingi asi nüüd siia. Ei tea, kuidas vihm niimoodi tekib, vaata. Näe, oli normaalne ja põmm. Kust ta tuleb niimoodi? Ja meil tuleb kollane ka. Kollane on siuke, et autoga sõita ei saa. Siia mina ja julgeks isegi 3 tundi mitte tulla. Aga ma vaatan, no tegelikult põhimõtteliselt jah, 3 tundi. No neile ma ei ütle seda. Igaks jooks mida läheb minu kapsaaeda see, kui 2 tunniga õhku lendab midagi. Samas kui lendab õhku, pole midagi teha. Elu on selline. Vihma sajab. See on tegelikult selles mõttes, kui vihma sajab ja äikest, kuidas siin nüüd kort maas ja äikest lööb, kui vihma sajab ja äikest lööb, siis tegelikult see on kõige parem vihm, mis üldse on, kui sa oled näiteks nagu põllumees. Sest siis see äike paneb mingid elektrolüüd või mingid asjad, annab rohkem vitamine nii-öelda. Vihmavesi on alati parem kui see nii-öelda see, millega me kastame. Aga kui veel äikest litutab, siis siin vahepeal käis mõned paugud käisid, siis see on eriti hea vesi. Arbuusile ka hea. Melonile ka hea. Eelmine aasta meil ei olnud seda. Aga meil on siuke generaator. Selle eesmärk on see, et kui siin elekter läheb ära, vaata see on siit kappi. Ja sealt läheb mingi juhe. Igatahes ta ühendab kuskile sinna ära. Ja siis, kui see generaator saab ise aru, kui elekter ei ole, siis see elekter, siis see annab elektrit, siis ta läheb ise automaatselt sisse. Aga kuradi selle saab aku tühjaks. Ma ei tea, kuradi ekraani. Ta peaks näitama siin midagi. Siin peaks ka olema. Diislit oli kõik asju. No jah. See maksis
30 000 Audi vist oli, oli 20, 30. Tegelikult ei ole üldse palju, mõtled, ütleme siis, mingi ütleme vajab 20 tonni euri. Aga see, mida see teeb, terve maja meil paneb nagu pumbad ja kõik asjad, eks ta on väga võimas. Aga me olen öeldud kogu aeg, et pane arbuusid müüki. Aga siin on pigem see käsi peseb kätt. Me andsime sellele höövlivennale. Talle andsime ka arbuusi. Teeb meil siin aia juures ka tee korda. Vaata, kus teeb tee korda. Siin käib edasi tagasi, teeb meil tee siledaks siin 2 arbuusi eest. Normaalne. Esise müüki panemine, siis peab ikka tahtmist olema, peab ikka raha vähe olema, kui nagu tegelikult ühtegi nagu arbuusi, mida me korjanud oleme, pole nagu ära visanud. Siis tegelikult on normaalne kogus. Praegu ma vaatan, et arbuus on niimoodi, et no mul päevas läheb 1 arbuus. Päris rets mõelda, aga ma päevas söön 1 arbuusi. Täitsa rets. Vaata. Sorgo. Sorukumme. Kurat, sott on ka siin. Veel sott on. Putukad on küll palju siin. Sorgo viina. Vaata, kurat, vaata kui sõitseb. Sõitseb sorgo viina. Tohib süüa seda või? Vaata, kus ise panin sorgo viina. Äge ju. Ei tore ikka vaadata, kui ise oled seemne mulda pannud. Ja nüüd on niimoodi siuke kuradi põõsase. Ikka tore asi, jah. Siin on nüüd näha. Tee veel teeb seal. Panen veel suumi. Tee veel teeb seal. Tema on selle nüüd ära teinud siin. Ma võtan järgmise kraavi ette tal. Oi kurat, ma vales kohast läksin sisse siis või? Ma läksin, vaata. Ma läksin siit sisse. Aga ta läheb sealt. Davai. No ma olin kurat Simmo esimest korda, nüüd ma tean. Aga mul on see, et käin edasi-tagasi siin kraavis on ja ma tegin 2 korda ära ja siis supervisor ütles, ma pean midagi muud tegema. Ja siis Greider tuli juba siia, ta natuke tegi siin ja ütles, et kurat, et suur töötaja tegi sitta tööd. Ega see ei käi niimoodi, et 2 korda, 3 korda käin. Ma arvan, et ma käin siin, ühe kraavi seal taga tegin ka ära, 2 tundi tegin. Ma arvan, mingi 8 korda. 8 korda. Aga mis ma näen? Kohe läheb vist persse. Vaata. Oi kurja, kus seal sajab. Oh, see raisk kuulda, ma pean. Ei, siit peab ära minema. Oi kurja, mis siin saab? Ma võtsin kabja üles. Siuke torm tuleb praegu. Ei taha jääda selle põgaga siia kinni üldse. Neelik on sees. No praegu natuke tibab, aga kurat, sealt tuleb siuke pill. Oi, ma tahaks tiite, no 15 minutit ootama. Ma alles sõidan sinna, mul on asjad seal. Oi. Oi kurat, mis seal tuleb. Talla peal 30-ga. Normaalne! Op. No, mis sa tahad? Hallo? I'm in the tail train of 50s and Philip gonna pick me up and take me to my youth. Big storm is coming. No, ei tea, kus see kõige parem tee on siin. Oi kurja. Oota, mul ei liigus üldse või? Oi kurat. Väga libe. Drifter puljed. Sütamaja. Kumba mootor on see? Seda pole vaja veel enam. See on elupille.
aga vähemalt topsi hoidja on olemas. Kurat, siin ei ole kliimat. See aken ei käi ka või? Õli kõva reisk. Op. Kurat, krigised, aga kus me sita paneme? Ei joonas on nüüd. Ja siin on see teine shed siis justkui. Teine garaaž. Seal parandavad kõiki need masinaid. Aga see on nagu jama, et kõik uued traktorid on siin. Meil on need vanad sitad. Kõik uued masinad on siin, uued telehandlerid ja esiratast ei ole sellel venel. Uued need pakod ja loaderid ja kõik asjad siin on uued ja meile antakse vanad sitad. See on see põhifarm siis nii-öelda justkui. Noh, saab või? Op. Väga hea. No. Kuule, nüüd on siuke asi. Keti ämberna. Aga ma arvan, et siin hea küll. 50 peale sain selle. Ei no ma ei viitsi mingit songa, ma tead mu vanust või? 30 pluss. Ei lähe kuhugi. Muidugi ei ole kliimat, vaata mis sitt see on. Vaatame 0-100 kiiresti läheb. Aga see ei võta välja nii palju, ma arvan. Paneme 0-60 siis. Siin on mingi sirge või? Vaata, kui hea sirge siin on. Oi, mille pane nupp. Ma panen ise siis. No pane ise. Valmis või? Valmis. 3, 2, 1, läks. Läheb. Ja. 40. 50. 60. 20 sekundit. Paugubil, pole midagi teha. 60. No 95, No sott tuli ära praegu. Tuleb ikka sotin ära, aga see on mingi 40 sekk ikka vähemalt. Kõrre see käik läheb hästi sisse ikka raisk. Kelle kindad need on siin? Teie kindad on need või? Kelle omad need on siis need kindad, teie omad ei ole või? Oota, ma võtan oma kindad. Oota, mis? Ma võtan oma kindad. Võta. Sinu pärast. Päästemeeskond. No nii lihtne oligi. Olen siin põka peal, eks ole, onju. Kuna tegelikult no see põld
oli see, kus ma selle randaaliga tegin, onju. Meil on kõik põllud nende randaalidega tehtud. Mis me nüüd teeme, on see, et me teeme nii-öelda kobestame sügavalt selle. Kõik põllud kobestame sügavalt ära, eks ole, onju. Aga mis probleem on, tegelikult see kabi ei ole mõeldud selle jaoks, et see nii sügavalt läheks. Sest praegu ma arvan, et ma võtan umbes niimoodi äkki või. Mingi 30-40 senti. Aga mis probleem on see, et vaata, siin on see jalg, eks ole, onju. Ja siin on see kaitse ja see kaitse. Et ta seda katki ei teeks. Aga ma tulin välja, kusele välja. Ja näen, et mul on, siin läheb väga palju läheb neid katki, sellepärast see pinnas on nii tummine siin. Mul siin on üks ära kadunud. Aga mul on siuke tunne, no seal probleem ongi siin see, et sa seal kabiinis tegelikult ei näe seda, sa pead välja tulema, et vaadata, kas see kaitse on olemas siin või mitte. Noh, kui see ära kaob, seda on, no tegelikult ei ole ka näha, sa pead välja tulema vaatama, sest siin on nagu näha, et vaata, siin seda, see paneb ilma, vaata. Aga ilma võib juhtuda see, et katki läheb. Ja mul on selline tunne, et siin peaks olema üks naga, mis hoiaks seda paigas. Aga mul on selline tunne, et see naga on ära kulunud juba ammusest ajast ja see on keevitatud siia, sest ma näen siia, et neid kaitsmeid, kui seda, siin on see süsteem, et siin pead kõigepealt auku ja siis paned selle koha peal läheb see nii-öelda see ülemine kaitse siin, vaata. Aga see on puhta kulunud, ehk siis ma ei saa siia panna, ehk siis siia peab keevitama. Ja mis sa arvad, et ma hakkan siin öösel keevitama nüüd. See kabi ei ole mõeldud tegelikult selleks sügavaks nii-öelda kobestamiseks. See on siin katki läinud. Ja kõik asjad on katki läinud. Me ühe korra parandasime, ma arvan, tervel kabjal parandasime nii 10 seda ära või. Ja need alumisi otsi ka. Teoorias, noh, sellega saab keevitada, aga ma pole elu sees kunagi keevitanud ja ma ei nüüd ise keevitamist küll me ei viitsi õppida siin pimedas ka veel päeval võin õppida, aga teda pani vist siia. No me sa ei pannud midagi mul siia, panid või? Teotška, palju sul neid kaitsmeid on, neid ülemisi kaitsmeid? On sul neid üldse või, neid varusi? Vist on, jah. Kuhu pidad tolmab? Ma ei tea, mul on üldse, et ma näen juba, kuidas ma nad on juukse praegu. Ma mõtlen, ma vaatan üle. See on normaalne sulle. See esimene smoko, siis peab Monsteri jooma. Mul ei lähe enam, ma ei joo Monsteri. Mis jutt? Monsterit ei joo. Imelik inimene. Ainult Coca-Cola läheb. Ainult Coca-Cola. Ainult Coca-Cola. Ei, kuule, sul on normaalne. See kaitse ongi see, mis peaks nii-öelda seda osa kaitsema siin. Seda on lihtne vahetada. Justkui. Oi, kurat, kui head näpparid. Lolle. No siin ei ole mingit auku, jah. No siin on see auk, aga see kurat on ära kulunud. Ma arvan, et see ei hoia mul siin. No see ei hoia mul siin. Supervisor kuuleb. Hallo, boss! Michael! Keevitama peab siin, ma ei saa edasi teha. Mul ühte... Sa proovisid panna, ei saanud või? Ma proovisin panna, aga sellele ei lähe sisse, see peab keevitama. Aga mis asja sa lõpetad ära või? No jaa, no kus ma teen, ma ei saa teha seda, see läheb täitsa puruks siis. Aga sul seda jalga ei ole või? Pane uus jalg enda või? See on suht tutikas, vaata siin on see hammas, vaata, kuhu kaitse läheb, aga see on, kuna see kulub ära siit, siis see kaitse nagu ei hoia enam, sest ongi, ta läheb siit
sipsti ja siis siin ta hoiab, vaata. Ja siin tuleb pärast see teine, see noku külge. Näete, siin on näha. Et see on nii-öelda see, mis kaitseb. Et mul on see asi nii-öelda katki. Et see tulebki siia, läheb siia hambasse. Aga kuna kui see on kulunud, siis ta tuleb, noh, see ei tule vaata ära siit. See tuleb siit ära niimoodi. Sest muidu praegu see surub ka siia vastu, et siis ta ei saa kuidagi ära tulla, aga mis mul siin vaja on? See lahti võtta. Kuradi jurakad. No samas ma saaks tegelikult selle alumise ka lihtsalt vahetada. Ja mul on see suur juba siin. Ei, see on lühem või? On sama või? Need on hea küll. Näete, siin ta ei tule ära. See pole keevitatud. Sellel on see hammas perses. Ja on ikka sama on. Pigem on. Ja nii ongi. Midagi siin ei muutu justkui vaatepildis. Sõidad siin 7 kilomeetrit tunnis. 3 hektarit tunnis umbes. Aga kõik.